kuule, siis on mingi ülevaatuse ka veel tegema. Ega keha väga ei taha siin autos enam istuda, ütlen ausalt. Aga no mis sa teed? Kurat, mis sa näitasid, patarii on tühi puldil. Aga kurat, tänapäeval... No mis asja? Double Child Secure System. Ma nüüd nii laps ka ei ole, et ma kuradi... No jaa, kus sa siis... Ilma käärita ei saa lahti ju. Ja. Kus Jaanas on? Oh. No räägi ja. Можно адрес? Mida? Адрес, можно? Andres. Адрес? Andres. Да, Andres. Võib saada? Mis sul Andresist on? Адрес. Andres. Seda ma ootab, блядь, ma ei teab, kuhu minna. Jaa, ma kohe saadan. Davai, thanks. Šo Andres. No tõenäoliselt on homme viia ka sinna Roadworldisse või no siis sinna ülevaatusele. Ja no saab läbi küll, mis tal siis on. Muidugi siin vaata, ees on ka toonitud klaasid. Ja see vist ei ole lubatud. Selle ma tegelikult võtaks niisama ära ka, kas kurat öösel nagu selja taha nagu mitte midagi ei näe. Mõtle juba niisama ei näe öösel, eks ole. Mul on ees toonitud klaas ka, see on veits sitane ka, et... Ei, aga... Patarii, bled! Tuli adress. Täna on 7,5 tundi kokku. Ja mitte kilomeetrit. 718. Amma enam. Me oleme praegult Sydneys, Tallinnas. Tallinnas olen varem olnud. No siis oli siis, kui me läksime sinna farmi. No, me oli muidugi ühe öö olime. Aga noh, ega täna suhteliselt samamoodi. Aga nüüd saab autoga veid sõita siin on ju. Et selles suhtes natuke on teistsugune kogemus. Kuigi ütlen ausalt, vaata see on mul esimene auto, mida ma olen nagu üldse reaalselt nagu omanud, vaata. Ja niimoodi Joonasega tegelikult niimoodi trippida sõita ilgelt lahe. No see, mida me praegu teeme, see on ilmselgelt jõhker koonduslaager on ja et 8 tundi sõidad ja siis magad ja ongi kõik, vaata. Sest tegelikult me üritame sõita niimoodi, et me ei peaks pimedas sõitma, sest pimedas on siin need kangaruud ja kõik need. Ja nagu meie need tuled tegelikult ei ole nagu nii head. No vahet ei ole, isegi sul võivad olla mingi jõhkrad tuled olla. Aga, kõrvad lukus. Aga meil ei ole seda rauda ees, eks ole. Nendes, mis teil hiluksitel ja kõikidel nendel on. Et kui seda rauda sul ees ei ole ja kangaruu hüppab ette, ma ütlen Eesti mõistis kitse, Kasjollo hüppab sulle ette, mis sa teed siis vaata? Siis on suhteliselt maha kandmisele ja neid kängurusi on nagu jõle palju siin ja plussi siin need metssead on ka. Ja nad on nagu, kui me oleme nagu õhtupoole sõitnud seal farmis sõitsime, siis kõred seal ikka nii palju oli neid. Eile me sõitsime öösel sellepärast, et me sõitsime maantee peal ja seal on need kõrdi aiad ette pandud on ja aga nüüd me läheme sellistele teedele tõenäoliselt, kus need aedu ei ole ja siis nagu ei viisi riskida. Et siin Austraalias jääb pigem nagu öösel mitte sõita. No võid sõita. Eks sa ise tead, vaata. Aga mina ise pigem ei tahaks sõita. No praegult näitab, et me oleme kell 4 kohal, umbes 6 läheb pimedaks. 2 tundi siuke puhvrit, tund aega läheb umbes pool tundi, tund aega läheb umbes nende pauside peale. Sest ma arvan, et seda trippi tegelikult, me teeme siis põhimõtteliselt 3 päevaga on ja põhimõtteliselt 3 päevaga. Et tegelikult seda trippi nädal aega teha, siis saaks päris äge. Ja siis on see nagu, et sa nautida ka veits, vaata. Sest me naudime ainult seda istet sinna.
Austraalias on need tolliteed ka, onju. Ja see auto ei ole minu nimel, onju. Ehk siis, kui ma läheks kuskile tolliteele, ma saaks netis mingi asja teha, et siis see tuleks nagu minu nimele see tollimaks, onju. Aga mõtlesime, et noh, savi vaata, et läheme kõrvaltee pealt. Pool tundi tuli vist täna juurde, et kui me sinna tolliteele nüüd ei lähe, onju. Aga noh, ja nagu see tee on ka siin, nüüd on kaherealine, onju. Ja see on perses. Ma olen näinud 10+ känguru tee peal surnuna päeval. Mõni on kurat keset teed ka, et see surnud loomad, siin on ikka päris jõhker teema. Nüüd on meil 100 kilomeetrit tunnis, sõidame. Tunnen, et pöörded on veits madalamad. Kõrval on natuke halvem. Panin endale, Joonas soovitas, et pane kord padi ka selja taha. Veits on parem, aga mul on kurat keha juba nii kange, et see padi nagu väga ei aita enam. Joonasel on väga mõnusad istmed. Ma ei tea, mis aasta auto Joonasel on. No see on 2008, on ju. Umbes 3-st jõuame homme sihtkohta. Siis ma arvan, et ma lähen homme hommikul panen aja kirja. Ülevaatuse ära, siis panen enda nimele ja siis hakkab edasi vaatama, mis siin saab teha, mis ei saa teha. Ja ma ei tea, kas sa sinna kaamerasse kuuled seda, aga ilma muusikata see maanteesõit ikka niuke hea küll. Noh, meil on kuradi viimane tankla siin 4 tundi veel sõitu vist ja kurat siin on seda viimased 4,5-5 tundi sõitu veel. Ööbimiskoht, kus me olime. Joonasega vaatasime, et bed and breakfast, hommikusöök saab ka vaata. Läksime sinna. Kuradi hommikusöök oli nagu hullem kui tudengi kodus. Põhimõtteliselt kuiva makaroni. See on päris lahe, et siin on nagu see kankod niimoodi pantud on ja et Eestis on ka, aga Eestis on mingi kuradi lambine ämber sinna pandud, vaata. Ja see ämber on kogu aeg tühi on ja siis pead vett panema sinna. Aga siin on mul kuidagi tunne, et siin on mingi kuradi seep ka siin sees, et see on nagu iga selle tankla juures on see olemas. Ehk siis ei pea kuskilt otsima seda, sul on alati olemas. No. Et pigem on nagu mugavam. Siin on 91, 95 ja 98, ehk siis 91 ka. Kellel raha ei ole, paneb 91. Kellel raha on 98. Ma panen 98. Raha sitakse. Veis näitab, et 450 kilomeetrit veel. Kurat, see on nagu sõidaks Rakvere Eestis ja Tallinnast Rakvere ja Tallinn Rakvere ots on veel jäänud. Aga ma panin endale padja siia vaata. Ja kurat, see aitas ikka päris jõhkrad. See on ka päris huvitav, et eile sõitsime siin kuradi maateedi peal juba, vaata. Ongi nagu Rakvere teed, vaata. Ja 110 on. Vahepeal on hirmus ka. Rekkatest mööda sõitmine on siin ikka väga hirmus, sest nüüd kuradi rekkad on 2 käru taga. Ei näe ka midagi. Valge on küll, aga päike teeb nii-öelda nagu selle asfalti soojaks. Sest on siuke hõõgub, siis ei näe. Mul kuradi, ma ei viisi prille ka vähe panna. Kus on ikka häid asju tehtud, Keedu Monster, Said süüa või? Beef jerkit võtsin. Mul on pitsa ja üks mul oli üks võileib on ka veel. Mul jäi üle. Ja no selles mõttes ma vaatasin 450 kilomeetrit mingi 200 peal teeb pausi ja midagi sellist. Põhimõtteliselt Tallinn Rakvere, siis on meil jäänud veel. Selles mõttes on ka päris huvitav, et siin nagu kaameraga kuskil väljas ringi käid. No kõik küsivad, et mis ma teen. Vaata, läksin sinna tanklasse ka. Vennas küsib, et YouTube või? Ma ütlen muidugi. Ta siis küsis,
kõik küsivad seda ka, et mis sisu ma toodan. Esimest kord oli see, et just hanging around, vaata. Aga nüüd ma ütlen, praegu kuradi travel blogger, või selles suhtes on nagu lahe, et neid nagu mulle endale tundub, et neid huvitab see küsimus ka, et kui nad küsivad, siis siin, kui nad lihtsalt ütlevad, et see, et how's it going, vaata, siis nagu siuke tunne, et nad justkui nagu peavad seda ütlema, vaata, või see ongi nende tervitus, vaata. Aga kui ta küsib selle kaamera kohta, siis mul nagu päris tihti siuke tunne, et nagu neid huvitab ka, sest Eestis ei ole siukest asja. Kui sul on Eestis kaamera käes, siis inimene läheb pigem nagu kaarega mööda, et kurat tema sinna kurat pildi peale ei jääks. Aga siin on kuidagi teistmoodi, ja vähe avatumad on. Päike paistab, eks ole, kogu aeg on ja miks sa peaksid kurb olema on ja Eestis 2 nädalat on päikest ja siis on vihv ja lörts ja ilmselgelt lähed masendusse. Hinnad ka tõusevad, eks ole, on ja siin kütuse hind oli, no ma panen 98, $2 midagi. Eks põhimõtteliselt kütus on, ma ei tea muidugi, mis hind Eestis praegult on. Minu arust oli $2 natuke peale või? No ütleme... Oota. Kütuse hind on mingi... eurodes mingi 1,20 liiter. Aga ma panen lihtsalt sisse ja sõidab. Muud ei olegi. Siis kui ütleb mulle, et tal vaja kurat mahla vaja juurde, siis ma panen mahla juurde ja sõidame edasi. Või seal on siis panen paagi täis. Aga see on huvitav, et no kuradi, ma ei tea, kas selle paak on siis 40 liitrit ei saa olla. Praegult läks mul mingi 31 liitrit. Aga ta näitas mulle, et ma saan 120 kilomeetrit veel sõita. Joonasel on range mingi 8 sotti. Mul näitab, et ma saan sõita 530 täispaagiga. Ütleme, nende teede peal siin saan 530, muidu seal maantee peal see 600 kilomeetrit sõita. See tee, mis praegu niimoodi rapub, siin on ka 110. Sest Eestist üle 90 kohe kindlasti ei oleks. Kohe kindlasti ei oleks. Kuradi rekkad on nii see, kus me või vanenema rekkada. Ai, 3 isopilli või. Kurat, siin niimoodi hüppab, et kurat kaamera lendab ka minema. Eestis on tavaliselt see, kui sõidad kuskil Volga-Jaanis või Rakveres on ja siis ma olen suhteliselt nagu relaxed, vaata, rahulikult on ja. Aga seal me sõidame 90-ga on ja. Siin me sõidame 110-ga. No, käsi hoiab ikka roolist kinni, vaata. Vahepeal tuleb mingi rekka on ja. Ta veab mingit maja, eks ole on ja. Seda ma pean kõrvad kõrvale tõmbama on ja. Aga no samas on aru saada ka, et 110-ga, kui siin oleks 90 ala igal pool selliste teede peal, sa jääkski sõitma siin. Sõidame 3 päeva. Ma arvan, et see, kui me tahaks Aussile ringi peale teha, ma arvan, et see oleks mingi 1/10 või. Kui sedagi. Väga perses, kui suur see Austraalia on. Kaardi pealt siuke peekini. Tuled kohale. Me lähme nüüd South Australia ehk siis Lõuna-Austraalia. Ma ei tea, milline seal see keskkond on. Rohelust peaks olema vist rohkem. Seal on muidugi praegult see ka, et see on põhimõtteliselt kõige külmem koht, kus olla talvel Austraalias. Sest meil hakkab nüüd talv on ja. Aga no siin see talv on vist see miinusesse pigem ei lähe vist. Jõudsime nüüd Lõuna-Austraaliasse. Päris huvitav. Siin oli praegult selline checkpoint siis. Noh, piiriületus. Justkui, sest siin on need osariigid on omal moodi nagu riigid nagu Ameerikas, eks ole. Ja siis siin praegult kontrolliti sellist asja, et ma ei tooks mingeid
mingeid juurikaid ja mingeid seemneid ja mingeid taimi ei tooks teise osariiki. Väga huvitav. Mul mingeid aineid siin autos ei ole. Me oleme jõudnud nüüd põhimõtteliselt sihtkohta Marjalinna, Berri. Aga esimene asi, mis me siin teeme nüüd on see, et ma teen ülevaatuse sellele või noh, panen enda nimele. Uus numbrimärk on olemas ja kõredi siuke paberimajandused täit. Auto on minu nimel S202 TFO. Kuule, siis on mingi ülevaatuse ka veel tegema. Ei ole midagi, tule vaata, numbrimärk on olemas. Palju sa maksid seal? Ma võtsin 3 kuud ja mul oli 410. Ma panin 12 ja mul oli 700 midagi maksan. See lebot läks siin. No mida asja, mitte mingit ülevaatust, nagu täiesti null. Kokku läks siis 70 selle eest, et mootori numbrit oli vaja teada, 70 mendijaaskonnas ja 760 vist oli 9 sottine. Selles, et ma arvan, mul telleriga oppas ka. Aga see aadress, vaata, mis ma panin. Mis aadressi sa panid? No see, kus me elama hakkame. Ja siis ütlesid, et mingit nime või midagi, vaata, ma ütlesin, et siis ma panin sinna panka, panin enda aadressi, siis panin selle, siis ütlesid, et see sobis. Selles suhtes on huvitav. Ta andis mulle siukse asja, et seal tuli, tal süsteemist tuli siuke asi, et vehicle recall ehk siis neid autosid kutsutakse nii-öelda tagasi, sest neid on nagu mingi tehase error. Drive pealt on väga hea, kui see ära vahetatakse. Ja siis teine asi on mingi suunatule turn signal and light switch terminal. Ja siis ma küsin, et palju see maksab, just see peaks olema tasuta vahetavad ära, kui on midagi häda. Peaks olema. Ja selleks sa pead ametlikku ja, Mitsusse. Kuule, aga kui meil nüüd on vaba, siis me saame pidu panna, siis on minu autoliigude. Viinapudel ootab juba. Viinapudel ootab. Väga hea. Ja kuidas nad reguleerivad siis seda, et siin keegi mingi puudubki regulatsioon lihtsalt. Ei, no mul on küll siuke tunne, et siin on nagu täiesti savi. Sest no mis ma tegin? Mootori numbrid, oleks mootori number kohe olemas mentis. Mida see ment vaatas? Ilus ment oli täisk. Vaatas kõredi, et noh, tegi ukse lahti siit. Vaatas jah, väga hea, tegi sealt ukse lahti, vaatas väga hea. Isegi turva või no mitte midagi. Turvavöödi mitte midagi vaadatud ja tulesi, aga mitte midagi. Nagu täiesti null. Mul on kõik, taga on ka kõik toontuled ja kõik asjad. See on päris huvitav, et siin nagu mitte midagi vaadatud. Kuidagi liiga lebo. Oota, aga see kindlustus nüüd, mis on, see on siis see, et kui ma matsu panen ja või kellelegi sisse sõidan, siis ma kindlustan teda. Siis ta ütleski vist. Rivaalid on linnas, mis saad vaata ette vaadata. Nagu see 12 kuud siis ongi korraga registreerimistasu ja see kindlustus. Ja, kõik. Ma ei uskunud, et see nii lihtne on. Läks hästi. Väga hästi läks see. Eriti selle auto puhul, jah. Kui ma autot registreerisin, siis ma sain teada seda, et seda autot kutsutakse tagasi. Eks siis ma tõin siia Mitsubishi dealershipi ja ilmselgelt ja parandama seda ei tooks, sest ma ei näe pointi tuua autot dealershipi, mis on sõitnud 200 000, peaaegu 200 000. Aga noh, siin on see, et nad peaksid, paberil on kirjas, et nad teevad tasuta seda. Vaatavad üle ja siin oli mingid suunatuled ja siis mootoriketiga, sellel autol on mootorikett, mitte mootoririhm. Korrad, kui nad mootoririhma ära vahetavad, selle ketti ära vahetavad. Engine accessory driver belt inspection replacement. Kui nad selle ära vahetavad mul, siis on kuradi liiga hea reis. See on ka päris huvitav, et ma ei tea, kas Eestis, vaatasin see, et ma pole kunagi elu sees autot omanud.
ma ei tea, kas Eestis on ka niimoodi, et kui sa viid auto ära esindusse, et kas nad siis ütlevad sulle, et kas viime sind koju või? Sest mul praegu Joonas tuleb siia järgi kuskile, aga nad ütles mulle, et kas sa tahad, et me viime sind koju. Sihukest asja ma ei teadnud, et nagu Eestis oleks olnud. Eestis pead ikka ise kurat taksoga minema ja maksma selle eest. Aga siin nad pakkusid mulle variandi, et nad viivad ise mind koju. No mul on see teema, et kui ma midagi ostan endale, siis ma tahan tuunida. Ma juba vaatan siin velgesi. Ma juba vaatan, Temust ma tegin normaalse tellimuse endale. See vist jõuab mingi, mitmes täna on? Täna on 7. mai. Vist oli 22. mai hiljemalt. Juba siuke Temu pakett mulle siia, et ise ka ei usu. Mul läks seal $430. Ehk siis põhimõtteliselt mingi üle 2 soti. Ja kui sa Temust ostad midagi ja sul läheb üle 2 soti. Ahah, ladnalt ostad asju ise. Et jah, mina esindusse, tutika auto jah, sest siis sa pead viima esindusse, vaata. Sul ei ole muud valikut. Aga muidu, kui sul see tehase garantii ära kaob, ma ei tea, kas on pointi teha esindusse viia. Kui mingi tutvus on, kõrd ikka saab kuskilt saab mõnusama hinna ja ma ei ütleks, et nagu kuskilt nagu halvema teeninduse saad siis justkui. Aga kui mul kurat tasud ära parandatakse, miks mitte? Eriti hästi läks see kes see sellega sõitis niimoodi. Kurat, siis ikka kurat Niku on auto kuradi alla ikka isse reeski. See, et mingi selle suunatule asja nad vist vahet, mis sinna viga oli? Suunatule switch. Selle nad vist vahetasid ära või tegid midagi korda. Ja siis see teine asi on see engine accessory drive pealt. Selle nad nüüd tellisid ja siis järgmine nädal vist ütlesid, et siis kui see jupp kohale jõuab, et siis nad vahetavad ära. Eriti hea reisk. Kõrdi ma vaatan, mis see drive belt. Mis asi see drive belt on? On see kuradi mootorrihm või? Siin ütleb maintenance, et 60 000 kuni 100 000 miili. Selles suhtes kõik need sümptomid, mis ta ütleb mulle, ütleb minu jaoks on see mootorrihm ja kuradi idea reiski. Aga kui ma panen siia kirja seda, et palju selle vahetus maksab, rihm on $25 kuni $60 ja töö on $75 kuni $100, $75 kuni $150, kokku $200. Minu teada nii odav see ei ole. Ja mul see ChatGPT annab mulle siuksed diagramme siia ja see on ju kuradi bateriim. Ma ei tea, ütlen aus, ma ei tea autodest mitte midagi. Ma tean autodest nii palju, et kuidas leede panna. Muud ma ei tea. Teisele poole või? Ma vaatan, mis see number 1 auto. Me oleme nüüd siin linnas 3 päeva või? 3 päeva olnud. See on see linn, kus me nüüd pikemat aega oleme. Perri linn. See on selles suhtes nagu haige kontrast. Mulle vähemalt, sest ma olin 5 kuud olin ühe koha peal farmis. Lähim linn oli tund aega ja seal linnas ei olnud midagi teha. Siin on meil linn 5 minuti kaugusel. Ja sõitsime siia golfirajale 3 minutit. Mis farmi me siin teeme? Eks kui ma teena farmi tööle lähen, eks ma siis näitan sulle. Vist me lähme järgmisest nädalast lähme sinna tööle. Pole sinna Austraalias nagu kordagi midagi nautinud, aga mitte midagi teinud. Kuigi see elu, mis siin on, seda ma tegelikult naudingi. Aga siukest lõbutsemist väga pole mul olnud. Ma olen discgolfi mänginud, sa ka või? Ta vahetas välja mulle 15, ma arvan, et võib-olla oleks küsinud tegelikult, võib-olla saaks mõlema. Ma arvan, et see naine teadnud, et siin 2 tükki on. Ma olen küsin. Sai või? Jah. Aga mis see on? Pallid lähevad sinna. Ja siis ei tüpa välja, jah. Aga ma olen raisk.
ma eelmist rekordit ei mäleta, aga mul oli ikka nagu päris lappas. Kurat, see on ikka äge reis. Kurid Tiger Woodside kõige pikema distantsi jaoks. Ja nende teistega... Ongi nii kerged kõik need? Ei ole, need lähevad raskemaks. Need on mingite teiste olukorda diverite jaoks. Aga siin on, ma arvan, sellega on kõige parem praegu alustada. Oi. Ja no sa paned esimesena. Sa näitad, kuidas asi käib. Kus sul raisk? Tuul on hea praegu. Okay, sa katsetasid alles? Ja ma, tuul on tuul. Pole midagi nii lihtne. No, otse põõsasse, jah? Õnneks jäi ääre peale. Ma juba kujutan seda comment sectionit. Kurat, debiilikud! Aga kurat, see on mõnus, et kuradi autoga saab sõita. Vähemalt see ei kukkunud ümber nagu maa. Palli puutanud seda löögikirja ka on ja... Kurat, ega siin on see, et naerame küll siin, aga ise lähed ka kohe lööma, siis tule peale. Ma pean võssi minema, jah. Kus sa siia said nüüd juba, noh? Mul jäi see Tiger Woodsi video ei vaatamata, noh. Kus see on seal? Vaatasin ka, jah. Joppas, et kõrdi siia poole jäi. No, tegelikult sa ei lähe. Mine nüüd siit alla. Ei jõudnud muruni ikka. Nüüd tuleb hea löök. Äge pille. Oi kurat. Sukai. Ai, pilet. Tugevus oli hea. Tugevus oli väga hea. On 11. Oi. Jää seisma nüüd. Ahah. Mul oli 11. löök. Mis ma arvan, 4 või? Ai, Raive. Jäädki tiksumasti. Praegu naeran, ise oleme samasugused kohe. Opa! Ai! Skoor järjest paremaks läinud. Eelmine oli +5. Muidu oli esimene oli +8 või? Ei, rohkem. Esimene oli +9. 500 meetrit. On sul kätes seda jõudu või? Rohkem veel. Happy Gilmore. Happy Gilmore, jah. Sa pead hooga tulema siis, jah? Ma ei hakka seda praegu. Ma ei teine küll. Oi! Ai, kurat. Driveriga on ikka täitsa haige teha. Pidariga kõva poole rohkem kui driveriga. No jah. Oba! See oli päris hea, või? Kuradi hakkab tulema, jah. Kuradi need teised kepid on lühikesed, see on hea, kuradi pikk. Mul on just liiga pikk see. Käi perse, mida sa ajad? Ei, see on täitsa pull amet. Looduses siin naisi ei ole, mõnus. Sõõ. Aga väga hea, jah. Aga suund on nagu paigas juba. Selles suhtes on hea. Kus ta nüüd niimoodi? Muru ei lennanud.
Väike litt arvastu maad, aga murud ennast. Kuradi, mul ongi kuradi seal liivaaus nüüd. Proovin lapikuga. Ma proovin lapikuga, jah. Kuidas need meistrid ikka löövad, ikka lapikuga. Need on siis erineva kaldega. Mis see hea kalle on? Mul on päris hea kalle, jah. No 8 on ilus number. No. Täitsa hästi. Ma ei teadnud küll, mida ma teen, aga... Number 8 on hea number. 8-ga saab liivasest sõita. Ongi nii või? Ai, pööras ära ikka. Ai, kõrvad, paljuks läks raisk. Kui mitte rohkem. Oleks võinud. Sport mida? Esimene oli +9, siis oli +8, siis oli +5 ja praegu oli +2. Siin on see, et selle muru peale ei tohi autoga sõita. Aga miks ei tohi sõita selle peale sõita? Võib-olla jah, see on see, et siin on seda veeremist ja siis põka need rattad teevad vao sisse. Väike pööre, jah. Usso roiski. Noh. Õhku ei läinud, aga... Õhku ei läinud, aga kurid, muidu oli kuridi... Jõud oli taga. Hääl oli nagu Happy Gilmore'ile. Üle künka kohe. Vinti. Normaalne vint oli see. Viimane auke. 2-ga saab sisse. 271. Esimene tuleb 250, on ju. Vaatasime, et need profid löövad 300 meetri kaugusele. Noh, kas oli 275 kuni 300. Amatöörid lõid 130. Ei, 100 kuni 130. Kaugel me jõudnud oleme? Me oleme sinna... Noh, ümardame 100-ni. Siis me oleme ka amatöörid siis, jah. Kuradi hääl on hea, aga... Hääl on hea, jah. Aga kerib kuidagi jube alla. Saidki peaaegu linnule pihta. No peaaegu kurvin ära. Aga kuradi õhku oli ennand raisk. Kepp on ikka jama, jah. Sitt kaigas. Sitt kaigas. Võt, näed, selle jaoks on see hea. Hea kõplane. Noh, idekas mats pihta, kõik hästi. Ja siis kuradi järsku niimoodi jääb sipsti siia. Sa pead ikka maasse lööma, ma olen jõhkrat maasse sellega. Jobane. See on väga hea löök, aga kaugele. Unustasin ära, et see... Ei ole. Siuke vend. No. 5. 5, või oli 5, näe? Oli 1, 2, 3, 4, 6. Oota. 1, No. 6, jah. Jah, vaat. Palju sul tuli? Tulema, no. Palju sul tuli? Hakkab sellest rääkima. Ma hakkan lugema, no. Vaat see lipp oli siin. Mul kuidagi läks järjest paremaks. Ja sa said pihta. Ma kuidagi sain pihta, jah. Ma ei tea, kuidas, aga kuidagi ma sain pihta. 36. Noh, arenemisruumi on. Kuule, aga parr ongi 36 ju. Ei, 36 läks üle mul. Ja. 39. Kus sa raisk? Palju sul tuli? 36. Mul läks alguses täitsa persse, vaata. Ma sain alguses 9 ja 8. Need inimesed, kes mind on pikemalt jälginud, need teavad seda, et mulle siuksed nagu stokk asjad nagu väga ei meeldi. No ainuke asi, mis mul sellel auto juures nagu ei meeldinud, olid väljed. Mis seal on? Ostsin uued väljed, 2 tolli suuremad, eks ole, on ju.
pere ei ole, siis võtad noore pere laenu ja paned autole paremad rehvid alla, paremad väljad alla. Praegu ma tuli siia pesulasse, pesen rehvid ja väljad pesen puhtaks, ja siis ma otsin kuskil mingi parkla, siis vahetan ise ära. Sest need on balansseeritud juba. Seega peaks olema titte-miti. No mul on see, et nagu mul motikas ka oli, vaata. No ma ei saa niimoodi, et ma ei tee midagi sellega, et nagu lihtsalt ostan auto ja lihtsalt, nagu ma ei saa niimoodi. Ega äge peab olema ikka. Ja need väljad, mis mul praegu all on, no need ei ole ägedad. Sest seal on spreivärviga värvitud väljad, nagu tere hommikust, eks ole. Rentiku standardid on vähe kõrgemad. Ei, väga hea. Pesen puhtaks ja siis ma näitan sulle, millised need väljad välja näevad. Väljad on siis siuksed, kurat. No võrdle. No ei anna isegi nende stillidega nagu võrrelda. Ma mõtlen, kas siin on okei vahetada. Nagu nii. Siin Austraalias keegi mind ei tea. Ma need väljad ostsin 5 sotiga. Täiesti mõttetult odav. Rehvi. No ütleme niimoodi, et aastakese saan sõita. Siis saan uued rehvid ka ostma. Ja ongi hästi. Selles suht puhtad rehvid olid. Ma ostsin endale selle raua eemaldi. Tegin auto üle, tegin väljad üle ja roosat väga palju ei tulnud, seega nagu auto oli ka väga-väga puhas tegelikult. Ma ei tea, kas siis siin, kas need eelmised omanikud on teinud seda või siis siin tuleb seda rauapuru vähem, ei ole loogiline, sellepärast rauapuru tuleb pidurdamisest. Võib-olla siin ei pidurdatais nii palju või ainult gaasi selle autoga. Aga tavaliselt siukse hall auto on, siis see rauapuru tuleb ikka korralikult perses. Ma ei saagi ise vahetada. Või praegult ei saa. Mul on kuradi mingit toru siia vaja. Et jõuõlga kurat paremaks saada. Jõuõlg on liiga sitte. No ei tule lahti. No siis võib-olla ei ole vaja praegu vahetada. Persi. Ilgelt tahaks nagu, aga hetkel ei saa veel vahetada. Sellega näeb ikka kuradi täitsa nutine värk välja. Aga mis probleem on see, et polt sihuke. Et siin on see, et kui sa keerad kinni, siis ta jääb selle ääre peale justkui nagu seisma. Aga need uued väljad, siin on seis nii-öelda nagu see koonus on ja seega need poldid ei sobi. Me võtsime ühe seibi, võtsime ära, aga siis mul endal sisetunne ütleb, et kurat, et rehvid võiksid olla natuke tummisemad kinni. Siit toruga saime lahti teha ka selle. Need rehvid, mis mul praegult all on, no siin on ikka väga hea muster. Siin on väga hea muster. Nendel nii hea ei ole, aga mul ei ole seda roadworldit ei ole vaja ka praegu. Ja siis vedu nii, et hea rehv ja ongi hea. Päris äge või? No kurat, nüüd on kuradi rehv väljas ka veits ja. No see muudab rohkult ikka. No kuradi ikka rämedalt muudab ja. Ega suuremat tolli ei tahaks ka vist või? See ongi täpselt see. See on väga mõnus. Sul on sõidumugavus ka sellega veel alles. Ma ostsin kuradi 4 pakki. Ühes pakis on 4 polti ja mul 5 polti vaja rehvile. Aga kurat, see on ikka nutine. Siis võib ühest poest veel lõvegi, ühe paki veel võtta ja. Sa oled mekaanik. Kui tugevalt sa paned siis seda kinni nüüd? Nii palju kui jaksad või? Ja vähem. See on tund järgi. No jaa, vana hea. Newton võti on käes. 120 Newtonit enam vähem midagi tavalist. 120 Newtonit. Jah, mälarmees. Mis sa arvad või? Siis valeti see uuesti või? Vaatame üle, millega hakkama saime. Mis tägi tegu? No, seda. Läks vähe kuradi. Läks jah? Läks, kuidas ta läks. Ühesõnaga jah, siia ei olnud vaja eraldi mingit kuradi jubinat, aga need siin. Aga need, vaata, panime, vaata. Või noh, panin või. Saab selle välja ka nüüd kuidagi või? Kuidagi ikka, haamriga. Ma ütlen, mis kuradi pragin oli ja. Ei tea, kas velk praksus. Aga näed välja nuputasime, et see võis see asi olla. Joonas käis uue poldi järgi. Seal neid õigeid tavalisi polte ei olnud. Sai jälle ühe vargapilli ja need vaata see kollane, see spacer vaata ja tegelikult mul pole vaja, aga sellele ma surusin sisse lihtsalt. Aga ma võtsin välja kohe.
mõtlesin, mis see kragiseb ei tohiks kragiseda. Ei, äge värk, noh nüüd on põhimõtteliselt autoga, ma arvan, et mul esmaspäeval mekaanik helistab, siis ma vaatasin, et esimesed piduriklotsid olid veits läbi, praegu sai vaadata, tagumised olid okeid. Eks mul esmaspäeval läheb see auto sinna töökotta, ma ütlen talle, et vaata kõik asjad üle, mis on vaja teha, mis ei ole vaja teha. Palju mul see auto kokku läks, oli 6300 pluss siis nii-öelda see registreerimine, kõik see asi. Ehk 6300, see on eurodes mingi 4 tonni või 4000 eurot. Ja no see velg annab ikka jõhkralt juurde, kus sul noor pere elab ja väga nutine, kui ei tea, mis pask on või? Mitu mutterit siin on? 4. Mitu läheb? 5. Ühe korra veel poodi minema.